Trump pani usaldusväärse isiku kõige tundlikumale positsioonile Lula valitsuses, nimetades Daniel Perezi Ameerika Ühendriikide suursaadikuks Brasiilias. Just sel hetkel, kui Washington karmistab survet PCC ja Comando Vermelho vastu ning muudab Brasiilia organiseeritud kuritegevuse rahvusvahelise julgeoleku küsimuseks. Sellel teisipäeval, 2. juunil 2026, langeb see samm Itamaraty jaoks karmina hoiatuseks. Valge Maja ei taha ainult diplomaatilist vestlust, vaid soovib, et keegi jälgiks Brasiiliat lähedalt. Lula suhteid Washingtoniga, valitsuse reaktsiooni jõukude vastu, survet suurtele tehnoloogiaettevõtetele ja Hiina mõju kasvu piirkonnas. Perez on Florida, vabariiklane, Kuuba päritolu ja seotud sama poliitilise ringkonnaga nagu Marco Rubio. Ja ta tuleb profiiliga, mis hirmutab vasakpoolseid, sest ta mõistab retoorikat, mida kasutavad valitsused, kes nimetavad rahvusvahelist survet rünnakuks suveräänsuse vastu. Kui tegelik probleem on kodus sees. Miks Trump saatis mini Rubio Brasiiliasse? Lula püüdis kaitsta, mis on probleem. Ja kuidas see määramine võib mängu muuta PT vastu, ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Valge Maja saatis USA senatile Daniel Perezi kandidatuuri, et tema saaks Ameerika Ühendriikide suursaadik Brasiilias. Ametikoht oli vakantne alates Elizabeth Byrdi lahkumisest Joe Bideni valitsuse ajal ning diplomaatilist missiooni Brasiilias juhiti ajutiselt. Trumpi valik ei tulnud juhuslikul hetkel. Daniel Perez peab enne ametlikku ametisse astumist läbima veel Ameerika Ühendriikide senati heakskiidu. Sellest hoolimata on nimetusel juba poliitiline kaal. Ta juhib Florida esindajate koda, on vabariiklane, sündis New Yorgis, kasvas üles Floridas ja on ustav. Kuuba immigrantide poeg. See detail on oluline, sest Florida on täna üks tugevamaid konservatiivse Ameerika poliitika keskusi vasakpoolsete režiimide vastu Ladina-Ameerikas. See on ka Marco Rubio poliitiline territoorium, kes oli Trumpi välisminister ja üks peamisi karmiliinilisi nimesid diktatuuride, narkokaubanduse ja Ameerika Ühendriikide vastaste mõju vastu mandril. Lula valitsus soovis käsitleda Ameerika otsust PCC ja Comando Vermelho suhtes kui välismaist liialdust, kuid Washington muutis jutuajamist. Probleem võeti välja Brasiilia sisejulgeoleku sahtlist ja viidi üle hemisfääri julgeoleku valdkonda. Trumpi jaoks ei saa rühmitust, mis liigutab raha, kontrollib territooriumi, ületab piire, peseb raha ja loob võrgustikke väljaspool Brasiiliat, käsitleda kui siseküsimust. Brasiilial on mugav seda omas tempos hallata. Sõnum on lihtne. Kui kuritegevus kasvab liiga suureks, jätab see jälje. Finants, poliitiline ja rahvusvaheline jälg. Marco Rubio teatas, et rühmitused määratletakse ülemaailmsete terroristidena, eriti määratud ja välismaisteks terroriorganisatsioonideks. Just seal läheb Lula jaoks olukord kuumaks. Brasiilia valitsus võib küll suveräänsust rõhutada, kuid küsimus on hoopis muus. Kuidas juhtus nii, et Brasiilia suurimad rühmitused kasvasid nii võimsaks, et neist said Washingtoni otsesed sihtmärgid? Tavalist inimest ei huvita ilus diplomaatiline jutt, kui ta näeb, kuidas jõuk võtab linna üle, kontrollib kogukonda, mõjutab vanglat, peseb raha ja tekitab igapäevaelus tõelist hirmu. Valge Maja sai sellest nõrkusest aru. Trump ei pidanud Lula vastu kriisi välja mõtlema. Ta tõi esile kriisi, mille Brasiilia ise oli lasknud kasvada. Daniel Perezi nimetamine laiendab seda survet, sest toob Brasiiliasse poliitilise esindaja, kes on kooskõlas Trumpi valitsusega ja Marco Rubio ringkonnaga. See ei ole poliitilises mõttes neutraalne nimi. Ta on Florida vabariiklane, konservatiivse taustaga, avaliku karjääriga ja karmide seisukohtadega Ladina-Ameerika sotsialismi suhtes. Lula Itamaraty jaoks muudab see õhkkonda. Sellise profiiliga suursaadik kipub tähelepanelikult jälgima Brasiilia reaktsioonimeetmetele jõukude vastu, valitsuse käitumist sanktsioonide ees ja Brasiilia katset suunata arutelu suveräänsuse teemasse. Planalto seisab silmitsi ka teise probleemiga. Vasakpoolsete narratiiv muutub keerulisemaks, kui survega kaasneb raha, koolitus ja struktuur.
Ameerika Ühendriikide valitsus lõi $8,8 miljoni suuruse fondi, mis on umbes 44,2 miljonit reaali, et rahastada uurimisi Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna terroristlike organisatsioonide vastu. Programm näeb ette koolitusi uurijatele, prokuröridele ja kohtunikele ning keskendub ka terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevusega seotud finantsvõrgustike lammutamisele. Kui Washington pakub struktuuri jõugu finantsvõrgustiku vastu võitlemiseks, peab Brasiilia selgitama, miks see halb oleks. Kui argumendiks on suveräänsus, siis parempoolsete vastus on otsene. Suveräänsus ei saa olla ettekääne jõugu kasvamise lubamiseks. Tõeline suveräänsus tähendab vastupanu, kaitsta kodanikku, katkestada kuritegevuse rahastamine, vahistada juhte, lammutada rahapesuskeeme ja takistada kuritegelikel organisatsioonidel tegutseda paralleelse võimuna. Ebamugavus kasvab, sest arutelu toimub samal ajal, kui ministrid ja valitsusliitlased nõuavad suuremat kontrolli sotsiaalvõrgustike üle ja rohkem survet suurtele tehnoloogiaettevõtetele. Brasiilia föderaalne ülemkohus otsustas hiljuti uued vastutuse põhimõtted digiplatvormide jaoks. Ja valitsus andis välja määrused, mis annavad ametlikele struktuuridele rohkem võimu ebaseaduslikuks peetava sisu vastu võitlemisel digikeskkonnas. Parempoolsele baasile tundub see skeem selge. See sama valitsus, mis kurdab Ameerika surve üle rühmituste vastu, tahab rohkem jõudu, et kontrollida sõnavõttu sotsiaalvõrgustikes. Just selles ristumiskohas muutub Daniel Perez strateegiliseks võtmeisikuks. Ta jõuab Brasiilia debati ajal, mil Lula valitsus seisab silmitsi survega sisejulgeoleku, tehnoloogia, diplomaatia ja suhetes Ameerika Ühendriikidega. Trumpi poolt nimetatud suursaadikul ei ole vaja pidada valjuhäälset kõret, et Brasiiliat ärritada. Piisab, kui ta jälgib sündmusi, võtab vastu aruandeid, suhtleb poliitiliste ringkondadega, räägib Ameerika ettevõtetega, jälgib õiguslikku keskkonda ja annab Washingtonile aru, kuidas Brasiilia valitsus iga sammu peale reageerib. Hüüdnimi Mini Rubio ongi külge jäänud, sest Perez esindab poliitilist põlvkonda, mis on kujunenud konservatiivses Floridas, Kuuba, Ameerika, antikommunismi ja range julgeolekupoliitika kaudu, mis on suunatud kartellide, diktatuuride ja rahvusvaheliste võrgustike vastu. Lula tunneb seda tüüpi survet hästi. See ei ole aeglane kabinetidiplomaatia. Nüüd peab Itamaraty tegelema nimega, keda saadab Trumpi usaldus. Kui Brasiilia valitsus püüab asja maha rahustada, siis Washington tõstab selle teema lauale. Kui püütakse fraktsioonide klassifitseerimist poliitiliseks rünnakuks muuta, siis Valge Maja viitab rahapesule, narkokaubandusele ja piirkondlikule laienemisele. Kui püütakse süüdistada Brasiilia parempoolseid, jääb üks fakt püsima. PCC ja Comando Vermelho on USA sihikule võetud, sest nad on liiga suureks kasvanud ja kujutavad ohtu ka väljaspool Brasiilia piire. Vasakpoolsed püüavad müüa ideed, et Trump kasutab Brasiiliat poliitika tegemiseks, kuid brasiillane, kes elab ebakindluse keskel, mõistab loo teist poolt. Kui riik ebaõnnestub, täidab keegi selle tühimiku. Kui jõuk võtab selle koha üle, tuleb must raha majandusse. Kui see raha ületab piiri, ei ole probleem enam ainult riigi sisene. Ja kui selline suurriik nagu Ameerika Ühendriigid otsustab rahale jälile minna, hakkab paljudel uni kaduma. See viitab ka teisele tundlikule punktile. Võitlus mõjuvõimu pärast mandril. Donald Trump on selgelt välja öelnud, et tahab Ameerika Ühendriigid ümber positsioneerida lääne poolkeral. See hõlmab võitlust kuritegelike organisatsioonidega, strateegilistele vastastele võimaluste vähendamist ja valitsuste hoolikat jälgimist, kes lähenevad liiga palju Pekingile. Lula juhitud Brasiilia on selle mängulaua keskmes, sest see on suur, tal on majanduslik kaal, loodusvarad ja tarbijaturg. Ja on valitsusi, kes eelistavad esineda globaalse lõuna juhina, samal ajal kui Washington keskendub julgeolekule, tehnoloogiale ja rahale. Kuid Perez ei tule siia diplomaatilise turistina, ta tuleb poliitilise märgina. Ameerika Ühendriikide saatkonnal Brasiilias on taas Trumpi poolt otse nimetatud juht ajal, mil kahe valitsuse suhted on pingetes tulvil. Trump jälgib Brasiiliat, Rubio jälgib fraktsioone ja Washingtonil on nüüd nimi, päevakava ja raha, et jälgida, mida tööliste partei teeb, kui asi ei ole enam ainult sõnades, vaid muutub rahvusvaheliseks surveks. Mina olen Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete asjatundja. Minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses.
pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.